sügisesed paar kraadi, meil siin sõna sooja on, aga oi-oi kui palju palle, et vaata, mis ta praegu välja mõtleb. Paar sammu löök ja on olemas! Tartu Tammeka läheb juhtima 3. minutil. Kristjan Tiirik, vanameister, kes muu. Traditsioonilt käsi püsti, natuke naeratus näole ja Tartu läheb varakult 1-0 juhtima. Tõesti suurepärane ja põnev algus sellele mängule, et tuleb vaatab, mis Kristjan Tiirik siit välja mõtleb. Kena keera pall alla ja Jürgen Loorents, oi kui lähedal oli. Eks tema on ka tänava palju olukordi raisanud. Nüüd Kabajev näitab seda ühtema trumpi sealt pöördelt, annab kena söödu välja, Pehterilt tõrje, aga nüüd suluseis jätku olukorras. Seda viigi väravat ja miks mitte ka võiduväravat püüda, et kindlasti see. Ja vaatame siin nüüd läbi sööd, Hidroni ulatu pallini Kabajev Pehteriga silmitsi ja Pehter on jälle mees omal kohal. Ei olnud seda õiget lahendust ja külmus seal värava ees, et Kabajev küll korralikult palli hoidis, aga vaatame siin Tiirik nüüd. Miller teisel pool olemas, vaatame, kas suudab sealt pallada palli anna ja Miller lööb 2-0, Tartu Tammeka jälle. Otse riietusruumist tulles viib Tartu 2-0 ette Kristjan Tiirikule, vähemalt pool punkti selle värava juures küll tõesti suurepärane eeltöö. Vanameister nägi noort kolleegi ja Martin Miller, noor keskpoolkaitse seal värava ees noolimas oli, ütles, et anna siia see pall ja oli seal oival sööduga olemas ja number 10 Martin Miller tõesti 2-0 tabloole toob ja siin Tjapkin kenasti palli katab nüüd. Vaatse ees Volko, vaata mis välja mõtleb. Ja nüüd on ülihea võimalus, aga Pehter taas tulemas, vaata mis välja mõtleb. Ruumi on nüüd palju, kas Kristjan Tiirik lööb veel ühe, lööb, pudistab ja Miller seal on jätku olukorras valmis, aga nagu näha, siis vaatab aga nüüd. Tiirik on läbi ja oi, siin pool õnnega. Omapärane olukord, see tihti võib oma ära lüüa, et vaatame, kas Liipin suudab selle ära kasutada ja suudab, sellise väga hea pall oli. Laabus. Nüüd läbi sööd Kabajevile, kas tuleb 2-1, Kabajev on olemas! Tundus võib-olla, et juba pisut sinna liiga Pehteri peale, aga sealt külje alt see pall läbi poeb ja Jevgeni Kabajev, hooaja 21. värav. Ja Sillamäe mängust tagasi 78 minut tõesti ootamatu läbisööt ja Jevgeni Kabajev lõpuks lööb oma ära ja Tjapkin Bakõrr ja kõik on all juba taha pall ja nüüd Pehter kenast toob selle ära, see oli täpselt selline pall. Sellega tõuseb Tammeka siis ka 7. kohale, Naara transist mööda ja kõlab ka Mikko Puporti lõpuvile selle kinnituseks. Tammeka täna siis kodumeeskonnas Sillamäe Kalevist 2-1 parem, nagu näete.